Mida ma näen? Ivan Vassiljevitš, milline rõõm. Just mind üllatuspoikene, kuidas käsi käida? Te küsimus, aga kuidas teie siis elate? Oleme tasapisi mu ingel, ikka teie eest palvetest ja nõnda edasi. Aga istuge ometigi palun ja istuge. Just mind pole ilus naabrit unustada. Aga poikene, miks te nii ametlikult riides olete, frakk seljas, kindad käes? Kas te sõidate kuhugi, kullake? Ei, ma tulin ainult teie pole, lugupeetud Stepan Stepanitš. No aga miks siis frakis, kulla mees, justkui uus aasta visiidile? Vaadake, milles asi seisab. Ma sõitsin teile, et üritada teid ühe palvega. Mul on juba mitmel korral olnud au teie käest abi paluda, aga teie nagu ikka, nagu öeldakse, issand, mul on nii endast väljas, kas ma tohiksin juua klaasikese vett, lugupeetud Stepan Stepanitš. Tuli raha paluma. Ei anna. Milles asi seisab, kallis? Kohe üks. Lugupeetud Stepanitš. Stepan Lugupeetrovitš. Jumal, te ju näete, et ma olen ikka veel endast tohutus väljas. Ärge keerutage, ärge kohe välja. No? Kohe, üks silmapilk. Asi saab selles, et ainult teie võite mind aidata. Ja ma pole seda abi mitte millegagi ära teeninud. Ärge keerutage, kulla sõber. No? Kohe. Üks silmapilk. Asi seisab selles, et ma tulin teie tütre Natalja Stepanovna kätt paluma. Heldekene, Ivan Vassiljevitš, kurrake veel kord, ma ei kuulnud hästi. No, mul on au paluda. Kullakene, ma olen nii rõõmus. Ma olen nii rõõmus ja nõnda edasi, justament ja nõnda edasi. Oi, see on alati olnud minu soov, seda tahtsin mina alati nii väga. Andku jumal teile üksmeelt ja armastust ja muud niisugust. Mis ma veel seisan nagu loll rõõmas piassegi, kohe päris sigjas. Üks hetk, kutsun Natasha. Lugupeetud Stepan Stepanitš, mis te arvate, kas ma võin loota, et ta nõustub? Niisugune ilus mees ja tema pole äkki nõus. Küllap pole armunud nagu kass. Küll ma värisen üleni nagu enne eksamit. Peaasi tuleb kindel otsus teha. Kui kaua mõtled aru pead, ootad ideaali või tõelist armastust, siis võibki naine võtmata jääda. Küll. Natalja Stepanovna on väga hea perenaine. Üsna kena, haritud. Mida mul siis veel vaja on? Mul hakkavad juba praegu erutusest kõrvad kumisema. Abiellumata ei või. Esiteks ma olen juba 35 aastane, nii-öelda kriitiline iga. Ja teiseks vajan ma korralikku regulaarset elu. Mul on süda haige. Kloopib hirmsasti. Ma ägestun kergesti ja olen alatase hirmus erutatud. Praegugi värisevad mu huuled ja vasak põst tõmbab. Aga kõige hullem on mul unega. Vaevalt saan voodisse heita ja uinuma hakata. Kui vasakust küljest pistab ja see valule põlaste peast läbi, ma kärgan püsti nagu hull, kõnnin mööda tuba ringi ja heidan uuesti voodisse. Vaevalt saan uinuma hakata. Kui jälle pistab ja nii oma 20 korda. No, see olete teie! Aga isa ütles mine, seal tuli kaupmees kauba järel. Tere, Ivan Vassiljevitš. Tere päevast, lugupeetud Natalja Stepanovna. Andestage, mul on põll ees ja kodused riided seljas. Me puhastame hermeid kuivatamiseks. Miks te nii kaua meil pole käinud? Tulge, istuge. Nii. Kas te hommikust süüa tahate? Tänan ei, ma juba sõin. Suitsetage, tikud on siin. Ilm on ime ilus, aga eile sadas nii kõvasti vihma, et töölised ei teinud terve päev kohe mitte midagi. Mitu kuhjaheina teil tehtud on? Teate, ma muutusin ahneks ja liitsin kohe terve heinamaa ära. Aga nüüd
enam mingit rõõmu. Ma kardan, et mu hein võib ära medaneda ja parem oleksin pidanud ikka ootama. Mis see siis on? Teil on frakk seljas. On see alles uudis. Kas te sõidate pallile? No, muide, te olete kenamaks läinud. Ja no tõepoolest, miks te nii uhkelt riides olete? Vaadake, lugupeetud Natalja Stepanovna, ma olen otsustanud teid paluda, et te mind ära kuulaksite. See võib-olla üllatab või isegi pahandab teid, aga ma... Kurat, kui krüntsin. No, milles asi seisab? Ma proovin teha lühidalt. Te teate, et juba ammu lapsepõlvest saadik oma laude perekonda tunda. Minu kadunud tädi ja tema abikaasa suhtusid teie isasse ja kadunud emasse sügava lugupidamisega. Loomovite ja Tšubukovide perekonnad on alati üksteisega hästi läbi saanud nagu kõige paremad sõbrad. Ja võiks öelda isegi nagu sugulased. Pealegi puutub minu maa teie omaga otseselt kokku. Kui te võtate vaevaks meenutada, siis minu härja Aniit asub täpselt teie Kasemetsa äärel. Vabandage, ma segan nüüd teie jutule vahele. Te ütlesite, et minu härja Aniit on see siis teie oma. Minu oma ja. Ei, see pole mitte teie, vaid meie oma. Ei ole, lugupeetud Natalja Stepanovna, see on minu. See on mulle uudiseks, kus ta teile sai. Kuidas, kus ma räägin sellest samast härja Niidust, mis tungib kiinuna Kasemetsa ja põlenud soo vahel? Jah, see on meie oma. Ei ole, Natalja Stepanovna, see on minu, te eksite. Võtke aru pähe, Ivan Vassiljevitš, kuidas see teie omaks sai? Kuidas, kus? Nii palju, kui mina mäletan, on see alati meie oma olnud. No vabandage väga. Vaadake, seda näed paberid. Kord oli härja Niit vaidlusel küll, aga nüüd on see minu. Siin pole mitte millegi vaielda. Vaadake, minu tädi vanaema andis selle maa, teie isa vanaisa talupoegadele selle eest, et talle tellis kive põletasid. Tädi vanaema andis selle maa ja teie tähtajata tasuta kasutada. Aga hiljem, kui tuli määrus. Pole see nii ühti, nagu teie räägite. Minu vanaisa ja vana-vanaisa olid kindlad, et nende maad ulatusid põlenud tsooni. Tähendab, härja Niit oli meie oma. Ma ei saa aru, mis siin põielda päris pahaseks. Ma näitan teile paberid, lugupeetud Natalja Stepanovna. Ei. Te lihtsalt naljatate või üritate mind. Milline üllatus. Maa on peaaegu 300 aastat meie oma ja korraga öeldakse meile, et see pole meie maa. Andestage Ivan Vassiljevitš, aga ma ei usu oma kõrvu. Ma ei hooligi sellest niidust. Seal on ainult 5 tiinu ja see maksab kõigest 300 rubla, aga mind vihastab ebaõiglus. Öelge, mida tahate, aga üleruutu ma ei tunnista. Palun kuulake mind ära. Nagu mul oli au teile öelda, et teie isa vanaisa talupoed põletasid minu tädi vanaemal telliskive, minu tädi vanaema tahtis ainult head teha. Vanaisa, vanaema, tädi. Ma ei tahtma sellest midagi. Niit on meie ja kõik. Minu. Meie. Tõestage kas või 2 päeva ja pange kas või 15 rakki seljaga. Niit on meie. Teie vara ma ei himusta, aga enda omast ilma jääda ei taha. Minul pole seda niitu vaja. Kui te tahate, ma võin teile selle kinkida. Ma ise võin selle teile kinkida, see on minu oma. See kõik on väga imelik, Ivan Vassiljevitš. Seni pidasime me teid heaks naabriks, sõbraks, andsime teile mullu rehepeksumasina ja pidime ise selle pärast novembrikuuni oma vilja peksma. Aga teie kohtlete meid nagu mustlasi. Kingite mulle minu enese maad. Vabandage, see pole naabri moodi. Minu meelest on see suisa häbematus. Tähendab, Preili teie arvates tuleb välja, et ma olen usurpaator. Preilipojal on mitte kunagi elus võõraid maid annastanud ega lubavad teistel ennast selles ka süüdistada. Härja Niit on minu. Vale meie! Ma tõestan teile. Juba täna saadan sellele niidule oma niitjad. Kuidas? Ja juba täna on seal minu niitjad. Ma kihutan nad minema. Te ei tohi. Kuidas? Härja Niit on minu. Satan. Minu! Palun, ärge karjuge. Omas kodus võite karjuda ja tigedusest kähiseda, aga siin palun ennast vaas hoida. Priili, kui mu süda nii hirmsasti klopiks ja mitte piinaks, kui mu meelekohtades soonet ei tulkaksid, ma räägiksin teiega teisiti. Härja Niit on minu! Minu! On, mis te karjute? Sa tuleb seleta sellele härrale, palun, kellele härja Niit kuulub, kas meile või tema? Tibukene, härja Niit on meie oma. Mingi nüüd ikka lugupeeduste panus, kus ta nüüd järsku teie omaks sai, olge vähemalt teiegi mõistlik inimene. Vaadake, teie isa vanaisa talupoed põletasid minu tädi vanaemal telliskive. Minu tädi ja vanaema andid selle maa teie isa vanaisa talupoega tähtajate kasu. Aga hiljem, kui tuli määrus. Lubage, kallis sõber, te just ainult unustate, et talupoed mitte ei maksnud teie vanaemale ja nõnda edasi. Sest Niit oli siis vaidlusalune. Nüüd aga teab iga koergi, et härja Niit on meie oma. Tähendab, te pole plaani näinud. Ei, aga ma tõestan teile, et see on minu. Seda küll tõestama. Tõestan!
Heldeke, milleks niiviisi karjuda? Vaat kisaga ei tõesta te midagi. Teie vara ma ei taha, aga enda oma ära anda ei kavatse. Mis mõttega? Ja nõnda edasi. Aga kui asi on juba nii kaugel läinud, et te kavatsete niidu pärast vaidlust tõsta, siis tingin ma selle paremama talupoegadele kui teile, vaat nii on lood. Ma ei saa aru, mis õigust on teil võõrast omandit kinkida. Küllap ma juba ise tean, noormees, kas mul on õigus või pole. Ma olen noormees teist 2 korda vanem ja palun minuga rääkida häält tõstmata. Ei, te peate mind kas lolliks ja pilkate mind. Nimetate minu enese maad enda omaks ja tahate, et ma teile inimese kombel räägiks. Ei, head inimesed nii ei tee, Stepan Stepanitš. Te pole naaber, te olete usurpaator. Mis? Mida te ütlesite? Isa saada niit ja tutse kohe härjaniidule. Mida te ütlesite, armuline härra? Härjaniit on meie oma ja mina seda ära ei anna, ei anna, ei anna. Seda me veel vaatame, ma tõestan kohtuga, et see on minu. Kohtuga? Vaata, võite kohtusse anda, ma tunnen teid. Protsess jäi seloota, ainult ootategi juhust, et kohut käia. Kogu teie suguvõsa käis ühte kogu suguvõsa. Minu suguvõsa võite solvata, looma võite suguvõsas pole midagi, kedagi kurat vanglasse pandud raiskamise pärast, nii nagu teie onu. Aga teie visaali vanemänja ja igavene õgad ja noorem tädinast taastamise ainult sahtliitke ära. Aga teema oli küüraka sisse, kurat küll. Peast uitas vett. Aga teie onu oli vanemänja. Ja niisuguseid keelepekseid, nagu teie tädi, on vähe. Aga te olete intrigant. Aga teie kellegi pole salatuseks, et te enne valimisi nurjatud ja polnud mõlema selge. Kus mu kübar? Alatu, autu, vele. Ja jah, te olete ise salakaal ja autu inimene. Kübar on siin, jalge ei kanna. Kuhu minna? Mõlema silme ees virvendab, kus uks on, ma ei taha sinna. Retro vaid jalga ja minu majja ei too. Saaks välja sinna, ma ei taha sinna sama. Kaevake ka kohtusse, küll me vaatame. Jaa, kaevake. Kuradile. On nagu lurnus. Usu siis veel häid naabri. Närva, herde hirmutis. Koletis niisugune, kuulutas teiste maa omaks ja julgeb neist sõimata. Ja see peletis, see kanapimedus, sööndab veel siia tulla ja ettepanekut teha. Ettepanekut. Missugust ettepanekut? Mis muidu ta sõitis ju selleks siia, et sulle abielu ettepanekut teha. Abielu ettepanekut? Mulle? Sellepärast tal oligi frakk seljas, tohmal Miks sa niisugune seda tati. siis varem ei öelnud? Abielu ettepanekut. Tooda tagasi! Tooda tagasi! Kelle ma pean tagasi tooma? Ei, rutem, ma suren hoopi, tooda tagasi! No mis on, mis sa tahad? Mind õnnetut. Ma lasen nüüd maama poolend üles härra piinasid mu. Oi, ma suren, tooda tagasi! Kohe toon, ärge hullu. Mida me ometi tegime? Tagasi tuua! Kohe tuleb, härra hullu. Tooda tagasi! No sulle öeldi, et ta tuleb. On looja, kui raske on küll olla täiskasvanud tütri isaks mul. Ma tapan ennast. Ilmtingimata tapan. Inimene sõimati läbi. Tehti talle häbi ja kõik on sinu töö. Sinu! Jaa, mina olevat veel süüdi. Näe, sealt ta tuleb, räägi ise temaga. Mina ei taha. Seda klopi virvsast. Küljesest pistab jalgi kanda. Armastage Ivan Vassiljevitš, me kästusime. Mulle tuleb nüüd meelde, Härjaniit on tõepoolest teie oma. Klopi virvsast ja Härjaniit on minu oma. Härjaniit on teie istuge. Me eksisime. Mul on põhimõtted. Mulle pole tähtis mitte maa, vaid põhimõtted. Just põhimõte. Räägime millestki muust. Pealegi mul on tõendid. Minu tädi vanaema andis selle maa teie isa vanaisa talupoeg. Ja, aitab sellest jutust. Ma ei tea,
eest küll alata. Kas te varsti jahile lähete? Tere jahti. Lugupeetud Natalja Stepanovna, kavatseme alustada peale viljalõikust. Kas te juba teate, missugune õnnetus mind tabas? Minu pointu, te ju teate teda. Ta hakkas lonkama. Kui kahju, mis pärast? Vot ei tea. Kas teised koerad hammustasid teda või vaenas lihtsalt jala välja? Ime hea koer. Rahast ma parem ei räägigi. Ma maksin ta eest Mironovile 125 rubla. Liiga palju, Ivan Vassiljevitš. Aga minu meelest väga odav. Ime hea koer. Isa maksis meie lontu eest 85 rubla ja lont on palju parem kui teie point. Lontu on parem kui point. Lontu on parem kui point. Muidugi parem. Tõsi küll, ta on veel kutsikohtu ja pole veel koeraks sirgunud, aga kehakujult ja looma kinnivõtmise poolest pole isegi Voltašenskil temast paremat. Ma näen, lugupeetud Natalja Stepanovna, et te unustate, et koeral on lühike alalõug ja lühikese alalõuaga koer ei saa mitte kunagi hästi saaki kätte. Lühikese alalõuaga esimest korda kuulen. Ma kinnitan teile, tema alalõug on ülalõualõust lühem. Kas te olete mõõtnud? Mõõtsin. Ajamiseks ta muidugi kõlbab, aga vaevalt, et ta saab pidama. Esiteks on meie lontu puhast tõugu, pikakarvalise kaelaga, ta on lordi ja leedi poeg, aga teie krantsil pole ju tõugu ollagi ja siis on ta veel vana ja kole nagu kronu. Ja vana on ta küll, aga ma ei vahetaks teda ka mitte 5 teel lontu vastu. Kuidas võikski? Pontu on koeraga lontu. Naljakas isegi arutada. Selliseid koeri nagu teie lontu on iga looma pidada küll ja küll. Tema õige hind on 25 rubla. Ma näen, Ivan Vassiljevitš, et teis on täna mingi vaidluskuran ikka sisse läinud. Enne mõtlesite välja, nagu oleks härjaniit teie oma. Nüüd olevat pontu parem kui lontu. Mulle ei meeldi, kui inimene mõtleb üht, aga räägib teist. Te ju teate, et lontu on 100 korda parem kui see teie rumal pontu. Milleks siis vastupidist rääkida? Ma näen, Natalja Stepanovna, te peate mind kas pimmendaks või lolliks. Saaga ometi ükskord aru, teil on... Vale! Kurat, te karjute kogu aeg. Mis te siis räägite totrusi? Teie pontu tuleks aeg maha lastuda, teie võrdlete seda lontuga. Vabandage, ma ei saa seda vaidlust jätkata, mu süda kõlb. Ma olen märganud, et kõige rohkem vaidlevad need jahimehed, kes kõige vähem taipavad. Palun meile, jäägu ometi vait. Mu süda läheb lõhki. Vait! Ei jää, enne kui te tunnistate, et pontu on 100 korda halvem kui meie lontu. 100 korda halvem, et ta kurat kõrveks sureks. Oi, mu süda läheb lõhki. Nüüd. Aga teie lollil pontu polegi vaja kärvata, sest ta on juba nagunii pool surnud. Et te lontu kärvaks sisse võiks Süda läheb lõhki. Isa tuleb, palun ütle puhtast südamest, et teie koer on parem. Kas meie lontu või tema pontu? Öelge mulle, Stepanovitš, kas teie lontu alalõug on lühem või ei? Jah või ei? No mis siis sellest mulle on mees? Sellepärast teavad kõik, et kogu maakonnas pole paremat koera ja nõnda edasi. Aga minu pont on ju parem, ausalt. Lubage kallis sõber. Teie pontul on kahtlemata oma head küljed. Jah. Ta on puhastatud koer, seisub kindlalt jalgadel, tugev puusadest ja nõnda edasi. Aga kui te teada tahate, siis tal on 2 olulist puudust. Ta on vana ja lühikese koonuga. Vabandage, mu süda klopib. Võtame faktid. Marus kaasale jäänud minu pontul karaafi neerust mitte sammugi tahapoole, samal ajal kui teie lontu jäi versta kaugusele maha. No ta jäi sellepärast maha ja trahvi ajal ei teda piitsaga. Ja oli ka põhjus. Selle ajal, kui teised koerad ajasid, eks ole, rebastaga hakkas teie lontu oinas purema. Vale, tulla mees. Ma olen äge teise loomuga, sellepärast lõpetame selle vaidluse. Lõi sellepärast, et igal ühel on kade meel teise koera näha. Justament, ja. Kõik on kadedad ja nõnda edasi. Ja teiegi, mu armas, pole sellest patust puhas. Otse kohe, kui te märkate, et mõni koer on teie pontust parem, otse kohe hakkate te ja nii edasi, seesamune. Mul on kõik meeles. Minul samuti. Minul samuti, mis teil siis meeles on? Süda klopib jalgi kannel rääkimisel. Mis jahimees te olete? Te peaksite köögisahju peale esimene prossakaid tapma, aga mitte rebase jahti pidama. Süda klopib. Tõepoolest, teie kodus südame kloppimised tuleb kodus istuda, aga mitte sadunas põruda. Ja kui te veel selleks jahile sõidaksite, et jahti pidada, aga te lähete ainult sinna selleks, et vaielda ja teiste koeri segada. Aga kas teie olete jahimees?
tegelikult ei jäi ainult selleks, et graafiga intrigeerida. Te olete intrikaid. Mis? Mida te ütlesite? Intrikaid! Mida te ütlesite, armuline härra? Ai, vana rott, jesuit. Pea suu, muidu ma lasen su roojase püssiga maha nagu põlpüü. Ja tegelikult pole saladuseks, et teie kadunud naine peksis teid. Issand, nüüd läks sõna lõhki. Pojalaised tuhkja. Õrtul kõnest ära, kus mu ülg on. Oi, ma ei suuda enam. Ma ei saa arsti. Andke mulle arsti. Ma suren. Olen halb praegu. Mis jahimist seal olete? Te ei oska isegi hobuse seljas istuda. Isa, vaata, mis temaga on. Isa. Ivan Vassiljevitš. Ta on surnud. Ivan Vassiljevitš. Ta on surnud. Mida me tegime? Kes on surnud? Arsti. Ta on surnud. Mis sa tahad? Issand, tõepoolest hinge heitis. Issand, vett, arsti, jooge. Ei joo, tähendab surnud. Mind õnnetut, mida me ometi tegime? Andke mulle nuga, andke mulle püstol, miks pole ma veel oma kõri läbi lõiganud? Miks ma ei ole endale kuuli pähe lasknud? Aisa nüüd ärkab ellu. Udu, kus ma olen? Abielluge, mõtlegi rutem, ta on nõus ja käige kusagile. Ja suudelge, ta on nõus, suudelge ja. Mis keda? Kuhu kokku mida? Ta on nõus. Ta on nõus. Väga meeldiv. Vabandage, ma tahaksin küsida, milles asi seisab. Ta on nõus, suudelge. Säden, udu. Jälle jalg ei kaja. Teate, mina olen samuti õnnelik. Otse kui koorem langes õlgadelt. Ja suudelge. Aga tunnistage vähemalt nüüdki, et teie koju on halvem kui meie lontu. Parem. Abielunnaline. Halvem. Ma ei saa aru, miks Suudelge. Halvem. Meie lont. Milline lont? Meie lont on parem. Ei ole. Meie lont on krats. Julge praegu meie Thank you.